1500 meetrit on kindlasti üks osavõtte rohkemaid jooksualasid ja üks põnevamaid jooksualasid, kus siis kahjuks jah, paraku Tiimet Nurmet, kes eelmine ülesandest lehel oli Eesti rekordi 3:38:59 stardis, siiski ei ole ja siingi on Eesti meistrid selgitatud algusest peale aastast 1917 ja äraolekul, kes võiksid olla jooksu kavalini teised Nikolai Vedekhin, kes siis kaasategevas numbriga 289 ja siin terve suur hulk noori vihaseid kesk- ja pikama jooksjaid, kes tänavu suvel ennast heast küljest näidanud, praegu jooksu juhtimas 212 Ülari Kais, vastupidavas Kruvis Staier, tema on siis Andi Noot Eestimaal ja spordiklubist minemas teisena, aga suhteliselt suure suunaliku grupina jooksjad tundub, et takikajooksu ja nägimas on ning minnakse siis võib-olla mingi peaaegu lõpu peale. Seda põnevam siis pealtvaatajatele ring läbitud ja Ülari Kais endiselt jooksjate ringi eesotsas on niimoodi ees ja Valeri Pudevalin. Tallinna Kalevi jooksja on seal jooksmas 3. kohal. Ja kus on siis nüüd Nikolai Vedekhin ja teised? Kuskil seal grupi sees peavad olema ja Valeri Pudevalin on asunud nüüd jooksjat rivi eeselt saab ette otsa ja Nikolai Vedekhin on 2-kordne Eesti meister sel distantsil. Isiklik rekord 3:41:83, hooaja parim 3:43:70. Eesti meistrivõistluste rekord pärineb läinud aastast, see on 3:44:16. Pudevalin, Noot ja kas nüüd number 325, see võiks olla Riiu Ridala. Individuaalvõistleja Olavi Allase rohelise kollases on seal 4. liikumas ning suhteliselt rahumeelselt ja sõbralikult liigutakse ja Nikolai Vedekhini näeme siis jooksmas seal peaasjalikult teisel rajal. On ta siis täna muutava selle senise Startülikooli akadeemilise spordiklubi vormis liikumas ja kas nüüd kerkib siis Riiu Ridala kannatavalt ettepoole ja antakse siis stardipaigas nõu, et on vaja kiirendada seda, aga tehakse jooksjate rivi on juba pikem ja nüüd hoopis teiste meeste juhtimisel kulgetakse ja tõuseb Nikolai Vedekhin, tõuseb siis sinna musta positsiooni järgi ja isiklik rekord teema peaks olema, see on siis liidikoht. Nikolai Vedekhin on asunud jooksu juhtima. Teisena Riiu Ridala on 3. Andi Noot, 4. Valeri Pudevalin, 5. Olavi Allase. Niimoodi kulgetakse siis, kui kohe-kohe viimased 400 meetrit ja kõlab viimase ligi kell Nikolai Vedekhiniga kõigepealt Riiu Ridala, teisena Andi Noot 3. Pudevalin 4. ja siis juba natukene vahe sisse Olavi Allase peavad järgmist jooksjate rivi, aga tundub, et ka esiotsas need vahed kärisevad üsna suureks ja Nikolai Vedekhin on nüüd lülitanud sisse selle meilu, mis konkurentidele ei ole päris jõukohane ja vähemasti keegi tükki üldiselt vastastööl nii kõva häält, et see on kostanud peatribüünile. Kogu tegis ilus. Nikolai Vedekhin annab arvutult praegu piitsasid viimase 400 meetri jooksul ja on liikumas küllaltki kindlalt oma 3. Eesti meistri pildi suunas selles distantsil ja selles jooksus siin. Nikolai Vedekhin, ülivõimas ja sellise tapikaga jooks, mis toomaksid Nikolai Vedekhini Eesti meistrina aastal 2013 500 meetri jooksu distantsil finišisse. Nikolai Vedekhin on võidumees ja Eesti meister, aga nüüd teine kolmaskord Riiu Ridala ja Andi Noot, kes keda tundub, et siingi on ju vahekorrad väljas. Riiu Ridala võtab hõbeda ja Andi Noot pronksmedali. Valeri Pudevalin lõpetab 4. Siis Ülari Kais 5. Siis Olavi Allase ja siis kõik järelejäävad jooksjad Riiu Radapidi. Võitjaeg jääb sinnapoole 3:54. 3:54:35, seega siis taktika jooksema kindlasti tegemist oli.